Head kaitseliitlased, head kamraadid, jüripäev, 23. aprill on üks neid päevi, kus Eesti Vabariigi lipud heiskame ka mõeldes meie kaasvõitlejate peale, veteranide peale on veteranipäev. Tahaksin täna veteranipäeva puhul mõtiskleda ilusa mõiste nagu kodu üle. Sest eks ole veteranid ju need mehed ja naised, kes on kodunt läinud, mis veel tähtsam, kes on koju tagasi jõudnud. Väga paljud neist, kes on läinud, kes on välja saadetud, nii nagu veteranid on seda teinud, on läinud kaasas tunne või see küsimus, et kas ma tagasi tulen. Lähedased on küsinud, kas ta tuleb tagasi. Meil on suur rõõm, et me saame tervitada enda kõrval neid, kes on tulnud tagasi koju ja mälestada täna neid, kes on oma elu jätnud Eesti eest võideldes. Kui erinevate rahvaste keeleruumide kontekstis esitatakse aeg-ajalt selliseid küsimusi, tehakse uuringuid, et milline on kõige kaunim sõna selles konkreetses keeles, siis sõltumata keelest ja selle keele kõlast tulevad esile ikkagi sõnad nagu armastus, ema ja kodu. Ja isegi soome keeles ma ragastan sinua. Enamikele inimestele ei kõla see väga kaunilt, aga kui soomlase käest küsida, milline on kõige kaunim sõna, siis on see just nimelt see armastus. Ja samuti eesti keeles ja ka kodu. Me saame aru, et need mõisted, ema, kodu, armastus, siin ei ole palju tegemist selle keele või sõna enda kõlaga, vokaalide või konsonantide ühendusega, vaid tähendusega. Need sõnad muutuvad oluliseks, sest nende tähendus on väga sügav, väga tähtis, väga kallis meie jaoks. Kodu ja kodumaa, kui me mõtleme ka Eesti peale, küllap on palju asju, mille puhul me võiksime esile tuua neid vigu, puudujääke, kuidas võiks asjad olla teisiti. Aga see ei muuda olukorda, see on meie maa, see on meile kõige kallim paik ja selle eest me oleme valmis panustama ja võitlema, sõdima ja andma oma maksimumi, et see kodu võiks alles olla ja püsida. Tänasel veteranipäeval võiksime mõelda selle peale ka, et just nimelt see kodumaa võiks saada meie jaoks kuidagi erilise tähenduse. Me vaatame nende inimeste peale, kes on meie kõrval, mõtleme nende peale, kes on läinud kodunt ära ja kes on koju tagasi tulnud, kui olulised nad on. Ja kui me mõtleme tulevaste minekute, tulekute peale, et see kodu ja kodumaa võiks olla see paik, kuhu me tahame tagasi tulla ja mis on meie jaoks väga kallis ja oluline. On öeldud, et kodu ei ole mitte see koht, kus ma elan, vaid kus on need inimesed, kes on minu jaoks olulised ja tähtsad. Kus on need suhted, mis on minu jaoks olulised ja tähtsad. Et tänasel veteranipäeval tahaksin omalt poolt kaplanina soovida meile kõigile, märkame oma inimesi, paneme tähele, oleme tähelepanelikud üksteise suhtes, ütleme häid sõnu, mitte ainult veteranidele, eriliselt ka neile, aga ka üksteisele. Kes me eriti siin Kaitseliidus, kui me igaüks ju õppustel või erinevaid ülesandeid täites kanname meeles seda mõtet, et meie ka läheme välja selle nimel, et meil oleks koht, kuhu tagasi tulla, kodu ja kodumaa näol. Hoiame seda ideed ja aadet kõrgel ja anname oma parima, et see veteranipäev võiks olla ilus ja eriline päev meie kõigi jaoks. Ja tänasel päeval tahaksin ka lugeda ühe palve, mis on just seotud Püha Jüri, kõigi sõjameeste kaitsepühakuga, kelle peale me ka tänasel 23. aprillil eriliselt saaksime mõelda. Ja selle palvega mõtleme kõigi veteranide peale, aga ka kõigi nende peale, kes on oma elu andnud meie kodu ja kodumaa eest. Jumal, meie teejuht ja kaitsja muistsest ajast, aita meil, Eesti maa kaitsjatel, teenida ustavalt oma isamaad, seista õigluse, rahu ja vabaduse eest. Toeta meid, et me igal ajal ja paigas järgiksime Püha Jüri, sinu vapra sõduri ja vankumatu usutunnistaja eeskuju ja püsiksime alati kindlad usus ja vaprad võitluses tema väes, kes on meie tõeline juht, pääste, Jeesus Kristus, meie issand. Aamen. Head veteranipäeva jätku.